Novembril 1918 kinnitatakse Briti sõjakabineti koosolekul otsus saata laevastik Läänemerd hõivama. Nädal hiljem sõidab laevastikukoondis Rawsighti sadamast välja kontradmiral Edwin Alexander Sinclairi juhtimisel. Samal ajal algab Eestis vabadussõda. On 28. november 1918. Punased teevad oma esimesed meredessandid Narva jõesuusse, läänest aga läheneb samal ajal Briti laevastik. 6. detsembril sõidab üks 5 Briti C-tüüpi kergeristlejast Cassandra 42 kilomeetri kaugusel Saaremaast triivmiinile ja hukkub. Tee Eestisse on maailmasõja tagajärjel miiniväljadega suletud. Cassandralt õnnestub evakueerida üle 400 mehe, aga surma saab siiski 11. See on Briti laevastiku üks uuemaid aluseid. Kontradmiral Sinclair kardab miinidest ohustatud merel uusi kaotusi ja otsustab end sisse seada Kopenhaagenisse. Detsembri alguses jõuab Eestisse läbi Soome Venemaalt kindral Johan Laidoner. Ta on veendunud, et Eesti saaks maaväega hakkama, kuigi toimunud on totaalne taganemine. Peale Narva langemist umbes 350 meest jäi rindele 4. polgust umbes 1800 mehe vastu ja lisaks veel oli punastel ju suurtükivägi. Iga kaotatud lahingu järel jooksis osa polgust laiali, aga tuli jälle tagasi. Ja mida edasi Tallinna poole, seda pingumale vedru tõmbus. Lihtsalt tuli püüda natuke vastu panna, siis igal juhul mitte jääda piiramisrõngasse ja siis vajalikul hetkel tuli taganeda. Antilahing taganeti ja siis õpiti mõistma, et iga tund, mis me lahingut anname, on riigile kasuks, me võidame aega, palavikuline töö tagalas käis, formeeriti üksusi, otsiti abi, seati korda soomusronge, laevastik oli koostamisel. Siia Tallinna reidile jõuaks punalaevastik imekiiresti, saaks võtta Eesti. Nad tuleksid Kroonlinnast. Eestil on vastu panna imepisikene laevastik, sakslastelt üle võetud väikesed alused Laine ja Lembit. Siis on lootus inglastel, brittidel ja lootsid ootavad, et võtta ühendust Osmsaare kandis, aga see ei ole nii lihtne. Johan Laidoner aga sõidab laevaga Liepajasse, kus juures see laev kubiseb lutikatest. Meremuuseumi teadur Arto Oll on pannud kirja ja uurinud põhjalikult Eesti mereväe sünni ja arengulugu. Üks tähis selles loos on just 1918. aasta ja vabadussõda. Arto. Jah, 18. aasta detsembris, kui Laidoner Eesti lootsidega Liepaja poole läheb, on tegemist väikeste laevadega ja nagu Laidoner enda mälestustes ka märgib, oli meri väga armutu, oli suur lainetus ja üleüldiselt kogu see tee Liepajani oli väga piinalikas temale, kuna ta jäi lihtsalt merehaigeks ja ta ei olnud sellega harjunud. Tehniliselt siis britid peavad siia tulema, nende jaoks on see ikkagi nagu tundmatu meri ja keegi peab neid juhtima ja keegi peab teadma, kus on need ohutud kohad. Täpselt, sellepärast, et asja muutis eriti keeruliseks miiniväljad. Ja miiniväljade kaardide koordinaate ei olnud ei brittidel ega tollel ajal ka eestlastel. See oli nagu riski peale minek?
Otseselt ei olnud, kuid Eesti vetes tegutsesid siiski lootsid. Aga kust lootsid teadsid? Lootsid olid tavaliselt ranniku lähedalt pärit mehed, kes olid elukutselised meremehed ja kuna nad olid nii palju laevu juhatanud, tähendab seda, et nad põhimõtteliselt igapäevaselt olidki merel ja nad teadsid väga hästi kõiki neid haarvaatreid ja miinivälju või oskasid osutada ohtlikele kohtadele. Ka Lätis on alanud sõda Nõukogude Venemaaga. Punased koondavad oma jõudusid suurpealetungiks Riiale. Juba on vallutatud raudteesõlmed Krustpils ja Jekavpils, kui Läti langeks oleks Punaarmee jaoks tee vaba Euroopasse. See ongi Punaarmee suur siht. Sadamalinna Liepaja vallutamine on üks Punaarmee eesmärkidest. Briti laevastik, kes sinna tulnud kohtuma eestlastega, tahab jõuluks siiski koju, karta on ka mere jäätumist, targem oleks varakult lahkuda. Liepajasse jõuab 11. detsembril Johan Laidoner, kes Osmussaare juures on istunud ümber lootsilaevale Reval. Liepaja, ajaloolise nimega Liibavi, on nimes peituva Liivi päritolu ammu kaotanud. Sõjasadama rajamine 1890. aastal kasvatab linna elanike arvu ja tähtsust. Vene-Jaapani sõda sunnib Vene impeeriumis kogu Läänemere alal sadamaid süvendama. Liibavis juhib seda tegevust Hiiumaa mees, Suuremõisas sündinud Johan May. Hiljem, 1927. aastal annab May välja esimese Eesti lootsiraamatu, milles info mereteede ja rannikualade kohta ning kus ka üksikasjalikud merekaardid. Järgmine selline raamat ilmub alles 90 aastat hiljem. Esimese maailmasõja puhkedes saab May juhtimisel süvendatud ja tänaseks lagunenud kilomeetrite pikkuse kaitserajatistega tugevdatud Liepaja oluliseks sõlmpunktiks. Oma rolli mängib ta Eesti ja Läti loos kogu vabadussõja jooksul. Siia pageb Läti rahvuslik valitsus, siin tabatakse vandenõulased, kes soovivad rajada Balti Hertsogi riiki. Siia saadab Eesti oma alused, et tuua ära lõksu langenud Läti liidrid. Liepaja rolli võib kaudselt võrrelda Tallinna ees oleva saarestiku omaga. See pakub kaitset ja sõjalist tuge ohtude eest, mis lähtuvad merelt, ning on kohtumispunkt ja väljapääsu uks. Britid peavad Läänemerele jääma. Eestis liigub rinne dramaatiliselt mööda maad pealinna suunas. Eesti pealoots Leonhard Stamm paneb kõik mängu ja veenab Briti meremehi enesekindla esinemisega heas inglise keeles, lubades olla usaldusväärne juht teekonnal üle miiniväljade. Sinclair annab kodumaale teada, et kui loobutaks minekust Tallinna suunas, oleks see moraalseks löögiks nii eestlastele kui ka laevastikule endale. Maailma parimateks meresõitjateks nimetatud ei saa lubada argpüksi mainet. Enam kui sajandi vanused miiniväljad annavad oma tähtsusest märku veel praegugi ja paar korda aastas võetakse ette suurem puhastustöö. Rahvusvahelise õppuse Open Spirit käigus teevad miine kahjutuks asjatundjad eri riikidest. Rool paremale 10. Rool on paremale 10. Katariina, siin Alpanelli 3. Loodan, et sobib, kui me lihtsamad töölised läbi. Gunnar Möller on kogunud suure hulga ajaloolisi dokumente, et saada ülevaade kunagistest miiniväljadest ja eri aegadel kasutatud miinitüüpidest. Between Tallinn and Porkala, that's the narrowest area in the Gulf of Finland. So it was here during the First World War the Russian Navy should meet the German Navy and fight the battle. And therefore this area was totally blocked between the Finnish coast to Naisar. So this area is one of the most dense, mine-dense area in the world.
Estonian waters, it's most Russian-Soviet mines, of course, due to the war situation, and also German mines and Finnish mines, because they were the belligerents here. In the entrance of the Baltic Sea, in the Danish waters, there's a lot of British mines laid by aircraft, for instance. So also, not that we only know where the mines are, we also know what kind of mines are in the specific areas. Ka Vabadussõja ajal paigaldati miine. Kohe Vabadussõja alguses teevad Akilin ja Baigunov ettepaneku miinide valmistamiseks. Tasuks soovivad nad 20 marka miinilt, lisaks priisöök. Mereväe hinnangul on see hea pakkumine. Leitakse, et vaja võiks minna 800 miini, 50 tükki penikoormale. Vanu meremiine saab nüüd näha lennusadamas. Meremuuseum saab uhkustada maailma ühe uhkeima miinikoguga. Siin on üks esimese maailmasõja tüüpiline meremiin galvaanilise sütikuga, ütleme. Kuidas see töötab? Jah, tõesti tegemist on ankrumiiniga, mis aktiveerub füüsiliselt kokkupuutel. Esimese maailmasõja kõige levinum miin, mida kasutati Läänemerel ja Soome lahel, ja üldiselt veesati sarnaseid miine kokku Soome lahele kuskil 38 000, mis tähendab seda, et Soome laht oli maailma mastaabis üks kõige tihedamini mineeritud alasid terves maailmas. Ja mehhanism on tal üpriski lihtne. Tal on siin koosneb 2 osast, miiniankur ja miin ise. Miiniankur fikseerib tema sügavusel oleku vaieriga ja tema lõhkemehhanism käibki läbi nende nii-öelda sarvede, mida nimetatakse hertsisarvedeks, mille sees on klaasist anumad, mille sees on omakorda elektrolüüdid ja kui laev siia otsa läheb, see elektrolüüt voolab ilusti miini, tekitab lühise, mis omakorda lõhkab terve lõhkelaengu. Ja miin veel Vabadussõjas on tähtis seetõttu, et Eesti merejõud hakkasid miinide veeskamisoperatsioone läbi viima juba jaanuarikuus ehk Vabadussõja alguskuudel, mille eesmärgiks oligi takistada Balti laevastikul välja tulemist Kroonlinnast ja Eesti vetesse tungimist, mistõttu kõik Kroonlinna viivatele faarvaatritele paigaldati miiniväljad. Teadolevalt Balti laevastik nendel ei sõitnud, sellepärast et Vabadussõja kulg kujunes natukene teistmoodi. Briti eskaader haaras initsiatiivi ja Balti laevastik oli sunnitud siis tegutsema valdavalt Soome lahe idaosas. Ja Eesti vetes liiklemine oli Vabadussõja perioodil äärmiselt keeruline. Siia ei tulnud ega soovinud tulla ühegi välisriigi kaptenid naljalt, sellepärast et siinne navigeerimine oli niivõrd ohtlik. Ja sellepärast Eesti merejõudude üheks ülesandeks Vabadussõjas oligi miinitõrje ehk miinide välja traalimine. Ja seda hakatakse valdavalt tegema Lääne-Eesti vetes. Sõja jooksul tralitakse välja kuskil 280 miini ja sõidetakse sisse ja tehakse puhtaks üksed kitsad faarvaatrid, et tuua lootside abiga erinevaid laevu Tallinnasse. Ehk siis liitlaste poolt toidumoona, relvastusabi, abivägesid ja nii edasi. Ja traalerite divisjoni ülesandeks oligi Vabadussõja perioodil hoida lahti ohtlikke faarvaatreid. 5, 4, 3, 2, 1, 0. See on see, mida me oleme viimased 25 aastat igapäevaselt sisuliselt teinud ja numbrid räägivad iseenesest. Me oleme vaatanud seda ajalugu umbes 1200 miini, lõhkekeha ja 8000 muud ajaloolist objekti, mida me oleme siis veest leidnud. Nii et kindlasti kõik ei ole 100 aastat vanad objektid, millega me tegeleme, aga need kõik mahuvad selle 100 aasta sisse. Ja miin on ja ma julgen väita, et jääb ka tulevikus siiski kõige tasu või kuluefektiivsemaks relvasüsteemiks. Ehk siis ega tegelikult miin, mis on 100 aastat vana, on täna täpselt sama palju miin ja eelkõige on tal psühholoogiline efekt, ehk siis sa ju ei näe teda ja niisama ei leia. Ja kui üks või teine konflikti osapool lihtsalt deklareerib, et ma panin selle siia miini, siis see ärritab ja peatab nii mõndagi merel. Enda miinid teevad head, aga võõrad miinid pigem pitsitavad. Vabadussõja ajal takistavad need abi saamist.
vaenlasel tuleb pingsemalt silm peal hoida. 12. detsembril jõuab Briti laevastik Tallinna reidile ja see on must päev pealinnas võimu haaramist planeerivatele enamlastele. Viktor Kingissepp meenutab, kodanlus ehtis Tallinna lippudega, uued peremehed võeti ka seekord muusika ja lilledega vastu nagu 25. veebruaril, aga nüüd juba ametlikult. Kas võisid Tallinna töölised tummadeks pealtvaatajateks jääda Eesti valgete vennastamisel üleilmse sandarmiga? Tegemist oli kindlasti ühe märgilisema ja pöördelisema sündmusega Eesti vabadussõjas, sellepärast, et kui Briti eskaadel Tallinnasse saabus, koheselt garanteeriti Eestile mereline julgeolek, mis välistas Balti laevastiku katsed teha või tungida peajõududega ja Tallinna alla, kas siis teha Tallinnasse dessant või tulistada teda suurtükitulega lihtsalt puruks. Kõige olulisemaks varustuse hankimise kohaks saabki Inglismaa, kuid midagi ei saa siiski tasuta, ikka krediidi eest. Ka relvi saabub kõige rohkem Inglismaalt, ühes laevastikuga ja ka hiljem. Ja tähtis on Briti abi sümboolne tähendus, kuna see nõrgendab Venemaa katseid näidata, et Eestis käib pelgalt Vene kodusõda ja meritsi on Punaväel üha raskem tulla. Nõnda püüavad punased äsitustööga nõrgendada eestlaste tagalat, eestlaste pealinna. See on põrandaalune punane pealetung, et puhkeks mäss ajal, kui algab vabadussõda. Enne esimest maailmasõda oli Tallinnasse kerkinud hulgaliselt suuri vabrikuid, kuhu tööjõudu toodi mujalt. Nende seas ka Vene-Balti laevastiku tehas. Aga nüüd tuli Eestil karta selle tehase toodangut, laevu merel. Tehase mässuhimulistest töölistest sai aga oht maalt. Koos töölistega Tvigateli, Noblessneri ja Volta tehases. Üksnes Krulli tehase töölised polnud nõus punaste tulekuga Venest. Võimu ülevõtmine kavandatakse 17. detsembriks 1918, kui punaväed on juba võtnud Tapa. Tallinnas oli ikkagi suhteliselt palju tööstusettevõtteid ja muidugi tööliskond kohati oli valmis Punaarmeele nii-öelda appi minema tagalast. Me saame seda laiemalt võtta kui punase ohuna, aga mitte niivõrd enamliku ohuna. Enamlaste suurim probleem oli selles, et 1918. aastal põgenesid enamlaste juhid Venemaale ja Eestisse ja ütleme nendest aktiivsematest ja autoriteetsematest tegelastest suhteliselt vähe. See, et asi ei õnnestunud, tulenes ikkagi, osalt võiks öelda lausa, et tulenes Saksa okupatsioonist. Sest Saksa okupatsiooni ajal olid ju õige paljud vabrikutöölised, kes olid peamised potentsiaalsed enamlaste toetajad. Väga paljud vabrikutöölised olid ju evakueerunud, põgenenud Venemaale. Osa olid jäänud lihtsalt töötuks, läinud Tallinnast ära, sest siin ei olnud tööd saada. Ja tänu sellele oli ka enamlik vaimsus nende hulgas selgelt taanda arenenud ja kuigi enamlased üritasid tööliste masse vaimustada oma kihutustööga, ei tulnud sellest suurt midagi välja. Probleem ei olnud mitte niivõrd enamlik mäss, vaid teatud mõttes ka enamlaste poolt mahitatud, ka siis läbi ametiühingute või töölisorganisatsioonide, oli tööliste streigid ja tegelikult oli see suhteliselt selline püsirohutünn, et sõltus siis vastavalt agitaatoritest, kas streik majanduskitsikuse tingimustes, inimesed nõudsid palka, varustamist, leiba, ükskõik. Et millal lähevad nõudmised poliitiliseks, et see oli nagu peamine küsimus ja valitsus tegeles sellega tegelikult väga intensiivselt ja neid streike ja kõikvõimalikke mässualgatusi ei võetud sugugi niisama lihtsalt, et meil on selle jaoks olemas armee, kes selle maha surub, sest ka armee kohta võis küsida, et kas nad ikka hakkavad nii-öelda omasid tulistama. Sellel aadressil Tartu maantee 11 on Eesti ajaloos tähtis koht. Ehkki midagi ei ole enam alles, siin asus
väike puumaja, mis oli seotud iseseisvusmanifestiga, siit planeeriti hiljem ka riiki ja detsembris 1918 ööbis tõenäoliselt siin hoovimajas ka Konstantin Päts, kes oli siis peaminister ja oli sõjaminister. Ta saabus Eestisse 1918. aasta novembris, aga kui vabadussõda oli käivitunud, siis turvakaalutlustel ei tohtinud ta ööbida kodus ja ta pidi isegi 1,5 kuud olema kodust eemal. Kavandati ka Eesti valitsuse evakueerimist Euroopasse. Väidetavalt ootavad Paldiskis valitsuse evakueerimist laevad. Johan Pitka tõesti saadab oma pere ära, kuid ta ise võtab üle mereväe juhtimise. Temast saab asendamatu tegelane vabadussõjas, nagu ka õppursõduritest, kes kõigest paarikümnekesi suruvad maha vägivaldseks läinud Inglise laevastiku vastase demonstratsiooni. Raekoja platsil hukkub kuulipildu ja tules mitu demonstranti. Seepeale keelatakse linnas ära kõik rahvakogunemised, isegi matuserongkäigud. Kõigis linnades tõhustatakse kontrolli. See nii käpardlikult korraldati, et sellest midagi välja ei tulnud. See oli pigem Eesti Vabariigi õnn, et selles ei saa isegi näha Eesti valitsuse mingisuguseid jõulisi vastuabinõusid. Tegelikult oli valitsuse reageering enne mässukatset 17. detsembrit, ma pean silmas, suhteliselt hambutu või jõuetu. Maailmarevolutsioon tähendas seda, et mäss ja võimu võtmine pidi toimuma ikkagi peamiselt sisemiselt. Ja mida oleks siis toetanud omalt poolt Punaarmee. Et Eestis see skeem tõepoolest ei töötanud, sest mingisugust sellist stihilist tööliste, rõhutatult tööliste mässu sellele ei järgnenud ja ütleme, need streigid ja sellised väiksemad mässukatsed, need said alguse ikkagi põhiliselt majanduslikest tingimustest, majanduslikest nõudmistest. Aga omaette ohtlik oli see kindlasti. Ebakindlal ajajärgul tõuseb selgelt esile kindla tahtega mees Johan Pitka, meremees, kes juba 1917. aastal on oma raha eest organiseerinud Kaitseliidu tegevust ja pannud sellega aluse rahvaväele. Ta suundub nüüd tegutsema oma erialale, merele, et hajali ja nõrk jõud panna riigikaitses tööle. Pikat, kui iseloomustada mereväelasena, siis esialgu tuleb nentida, et tegelikult sõjalist haridust kui sellist väga ei olnud. Aga sellist juhti oligi vaja just vabadussõja kontekstis, kus kõikidest ressurssidest oli puudus, levis pessimism, eriti vabadussõja alguses, et mis siit edasi saab, kas üldse võidelda Nõukogude Venemaa vastu. Ja Pitka enda resoluutse iseloomuga lihtsalt pani selle asja paika ja toimima. Ja kui otseselt nüüd sõjategevuseks läheb, siis Pitka lähtus samamoodi enda isiklikest veendumustest ja arusaamadest, et kui olukord seda nõudis, siis merevägi pidi kohe sekkuma ja kõik Eesti riiklik asutused, merendusasutused määrati meretülijuhataja alluvusse, siis Eesti mereväe laevastiku suurus oli vabadussõjas 250 alust, mida kõike sai kasutada sõjalisel otstarbel vastavalt vajadusele ja koheselt. Sõjalaevastik iseenesest kui selline koosnes kuskil seal 5 alusest, sinna veel improviseeritud ja ümber ehitatud suurtükilaevad. Ja siinkohal tuleb mereväele suurt tunnustust avaldada selles osas, et saadi hakkama üpriski väheste vahenditega. Selle võib julgelt öelda, et Johan Pitka on Eesti vabadussõja võidus, mängib, kui ta ei ole top 3, siis ta on top 2 kohe kindlasti, kes on üks tähtsamaid isikusi, kes siin organiseeris ja tegutses. Ja fakt on see, et ilma mereväeta ja merelise kohaloluta oleks Eesti riik kindlasti okupeeritud. Pitka operatiivkirjavahetus kestab terve vabadussõja perioodi 24 tundi ööpäevas. Korduvalt riskib ta sõna otseses mõttes eluga ning on alati valmis minema merele. Meri on ta kirg, nagu ka sõjaajaloolasel Mati Õunal. Vabadussõjas Eesti mereväe roll on, kui palju seda üldse on? Ma ütleks, et võib-olla Eesti mereväe roll oli kindlasti just põhjarannikule dessantide tegemine, mis segas
venelaste edasi tulekut. Pärast hiljem leiti paberid kadunud Hannes Valter, leidis näiteks Venemaalt. Venemaal on neid asju ka vahepeal nii-öelda parimatel ja helgematel aegadel publitseeriti nii-öelda neid asju. Tekitas tegelikult väga suure segaduse venelaste tagalas. Me ise ei tulnud nagu naljalt ka selle peale. Dessandid olid suhteliselt väikesearvulised ja Narva linn sai võetud teatavasti meredessandiga praktiliselt ära. See oli sama Utria dessandiga, kus Soomlased ja meie poisid läksid ja võtsid Narva ära enne seda, kui maavägi kohale jõudis, eks ole. Aga põhitegija oli kindlasti ikkagi siin Inglise laevastik, kes siin oli. Ja Inglise laevastik garanteeris selle, et enam punalaevastik ei saa tulla ega dessanti teha siia Tallinnasse. Inglise laevastik nii-öelda nabis kinni siis venelaste need hävitajad, mis siia tulid ja nii edasi pidasid nii-öelda korda seda otseses mõttes seda siin, et Soome laev enam see punalaevastik sealt oma nina välja ei pistaks. Eesti Rahvaväe esimene meredessant Vabadussõjas toimub 23. detsembril, kui Tallinnast väljuvad öösel Kunda lahte laevad Lembit, Laine ja Lood. Neid juhib mõistagi merejõudude juhataja Johan Pitka. Vabadussõja aegse sõjalaevastiku alluvusse viiakse kõik Eestis olevad alused, nii merel kui ka Peipsil. Märkimisväärse tulejõuga on vaid suurtükilaev Lembit, vahilaevad Laine ja Lood on Lembitule abiks. Meremehed võitlevad ka maal, sellest tulevad ka kõige suuremad kaotused. Madrustel on suhteliselt kehv rõivastus ja märtsi lahingutes külmetuvad neist paljud. Mereväelaste riietust ei õnnestunud korda saada kuni sõja lõpuni. Herman Salsa kirjeldab oma palves mereväelasi kui kehvalt riietatud mustlaskampa, aga sellest värvikast kõnepruugist on aimata pigem Pitkat. Esimeses maailmasõjas langenud kirjaniku Pääru Pitka noorema vennana on tema sõnakasutus värvikas ja samas täpne. Johan Pitka on Eesti mereväe loos tõepoolest erakordne kuju. Hiljem jääb Vabadussõjas laevastikule põhiliselt dessant, nii-öelda klassikalisi merelahinguid ei peeta. Ameti on Pitka saavutus. Ta ei kaotanud ühtki laeva, tähelepanuväärne. Eriti kui mõelda sündmustele Landesveri sõja lõpus Taugava suudmes. Pigem hoopis saadakse vaenlase arvel väge juurde. Tallinna lähistel märgatakse Vene hävitajaid. Kõigepealt 26. detsembril Spartak, Briti eskaader, asub seda alust jälitama ja siin Naissaare lähedal Kuradimuna madalikul peetakse laev kinni. Järgmine on Avtroil. Mõlemad laevad, nii Spartak kui Avtroil, kingitakse eestlastele. Spartakist saab Vambola ja Avtroilist saab lennuk. Ja Vene laevade meeskonnad, umbes 200 meest tuuakse siia Naissaarele. Siin on laager. Need on kinnipeetavad, aga samas Eesti merevägi vajab ka spetsialiste, näiteks mehaanikuid, elektrikke, nii et need asuvad siis tööle mereväe teenistuses. Kõrgemad ülemused tuleb siiski loovutada Inglismaale. Tsaaririigist oli Eestisse jäänud hiiglaslikke kaitserajatisi, mis teooria järgi võinuks olla maailma tasemel. Aga sõjatehnika arenedes muutus kõik. Pigem jäid need kaitserajatised märgiks suurriiklikust suurushullustusest. Naissaarel oli veel üks roll, siin oli ka üks laager. Milleks see püsti pandi? See oli jah, sõjavangide jaoks ja ta oli juba sinna ehitatud tegelikult mitte esialgu üldse sõjavangilaagrina juba esimese maailmasõja perioodil. Ja seda laagrit tõesti sinna paigutati Vene miinilistlejate Avtroil ja Spartaki meeskonnad, kui nad kinni võeti Briti eskaadri poolt Tallinna reidil või Tallinna lähedal.
Need meeskonnad, kes siia toodi, need oli kuskil umbkaudu 250 meest, seal olid laevakomandörid, komissarid ja ülejäänud meeskonnaliikmed, kelledest siis pika otsusega 23 hukati ja 51 määrati Eesti merejõudude kaitseväe teenistusse. See on siis patarei 10B sama epohh, see on siis esimese ilmasõja eelne periood. Mis rolli see patarei võis mängida? No see patarei mängis eelkõige rolli Vene impeeriumi kontekstis. Vene impeeriumi arusaam nii-öelda tuleviku meresõja pidamisest esimese maailmasõja eel nägi ette rannakaitsepataride vööndi moodustamist. Ehitatud valdavalt aastatel 1913–17 ja antud patarei reaalselt niisugust intensiivset lahingutegevust kunagi ei näinudki. Oli siis see nagu kaitsestrateegia lukk Soome lahe jaoks? Oli sellest ka mingit abi vabadussõjas? Vabadussõjas otseselt ei olnud. Sellepärast, et rannakaitsepatareid nii Naissaarel kui Aegnal olid valdavalt kõik õhitud vabadussõja algusperioodiks ja taganevad okupatsiooniväed ehk siis sakslased lõhkusid ka ära kõik suurtükkide lukud, optilised seadmed, lõhuti raudteed, sidevõrku, telefoniliine ja nii edasi, nii et põhimõtteliselt, et kui Eesti kaitseväe või sõjaväe esindajad siia saarele tulid, siis tuli kõik hakata praktiliselt nullist jälle üles seadma ja korda tegema. Ja merevalla otseselt määratakse need katkised patareid alles 19. aasta veebruar-märts ja kuskil vabadussõja lõpuperioodiks alles suudeti neist ka 5 tükki korda teha, mis olid siis Aegnal ja Naissaarel. Ja vabadussõja kontekstis võib öelda, et jah, seal lõpukuudel nad oleksid suutnud teoreetiliselt pakkuda Tallinnale kaitset merelt tuleneva ohu vastu. Aga teatavasti Balti laevastik selleks hetkeks ei olnud enam võimeline suuremaid ofensiivseid mereoperatsioone läbi viima ja praegu me võime spekuleerida, et kuidas nad oleks nende ülesannetega toime tulnud. Briti laevastik lahkub uue aasta alguses 5. jaanuaril. Aga punalaevastiku juhid ei näi seda teadvat või siis ei jagu laevadele kütust. Jaanuaris jääb meri vabaks, eestlased on tänulikud. Kogu aeg tuleb siiski valmis olla, et punavägedele hakkavad tuge pakkuma Kroonlinnast väljuvad laevad. Mida lähemale tuleb kevad, seda tõenäolisemaks kasvab oht avatud merel. Teisalt tekitab 1918–19 aasta talv sillad üle soise maastiku, mis seni Eestit kaitsnud ja pakub vaenlasele mugavat ühendust ka üle Peipsi. Oma osa on igas sõjas ilmal. Võiks küsida, milline oli 1918–19 aasta vahetuse talv, millal näiteks külmus Peipsi. Järveteadlased on modelleerinud Peipsi jäätumise aega siis nimetatud aastavahetusel ja Tartu andmete põhjal võib öelda, et 5. detsembrist alates saabus püsiv külm ja nii umbes nädala jooksul Peipsi jäätus ja 19. detsembriks tekkis looduslik sild üle vee, nii et Punamäel oleks olnud lihtne tulla, ometi nad seda võimalust ei kasutanud, võib-olla segas nende muutunud sisekliima. Keda pidasid enamlased oma kõige suuremaks vaenlaseks tol hetkel? Vaadates kas või juhtkirju või ükskõik mis kirjutisi, ütleme ka Eesti suunal lendlehti niimoodi, et kapitalistid olid nagu nii vereimejad niimoodi, nende vastu tuli võidelda. Aga enne tuli tegelikult kord majja lüüa sotsialistlike parteidel nagu liinis, et kõigepealt tuli ära hävitada esseerid, menševikud
ja ütleme, siis saaks korralikult kapitalistide kallale asuda, mis tegelikult killustas ka väga palju neid vasakpoolse maailmavaatega inimeste jõude. 20 aastat hiljem usuti märksa vähem, et suudetakse Nõukogude Venemaale vastu panna. Üheks erandiks oli Johann Pitka. Pettununa riigivõimus oli ta elanud vahepeal Kanadas, pöördunud tagasi, põgenenud Soome ning naasnud lootusetul ajal, et korrata vabadussõja imet. Seda küll suutmata ei vähendanud see tema legendi staatust. Vastupidi, suurendas, sest praegu ei tea me ikkagi kindlalt, kuidas ja kus ning millal Pitka langes. Kuid tema teod Kaitseliidu rajajana, soomusrongide üksuse loojana ja mereväe juhina on hindamatud. Mis on mereväe tegelikult peamine panus Eesti vabadussõtta on loomulikult kaubateede lahti hoidmine Lääne-Euroopa ja Skandinaaviaga, mis sisuliselt välistas igasuguse poliitilise isolatsiooni ja Nõukogude propaganda leviku siin koha peal, mida on ka väga palju britid enda luureandmetes esile toonud, et Eestil oli just see merendusosapool, mis päästis meid. Ja merevägi lisaks sellele reguleeris ja toitis sisuliselt tervet Eesti elanikkonda kaasa arvatud kaitsejõududega. Et kui see mereline ühendus oleks läbi lõigatud ja kui see ei oleks saanud Pitka organiseerida ehk merejõudude liinis, siis oleks see näljahäda meil üpriski tõenäoliselt varem tulnud, kui ta tegelikult oli. Ja merevägi vabadussõjas täitis tegelikult äärmiselt tähtsat rolli ja seda just pigem Lääne-Eesti vetes farvaatrite lahti hoidmisega. Britid on siin merel, aga sellest on ikka veel vähe ja nii otsustab 27. detsembril 1918 Eesti valitsus paluda Ühendkuningriigil okupeerida Eesti. Tallinnas elatakse ikkagi otse kui uimas, hoolimata kuivast seadusest. Rinne on vaid paarikümne kilomeetri kaugusel linnast, aga ometi ollakse küllalt rõõmsameelselt valmis vastu võtma aastat 1919.